tuul tuleb täpselt sealt ja see tuul läheb aina hullemaks. Mul on tunne, et siin ma suren ka. Yes! Yes! Lihtne valmist. Day 2. Tere hommikust kõigile, on 30. juuli, kell on veidi 9 läbi. Ma ei tea, palju te mind kuulete, sest tuul veits puhub, aga oleme jõudnud siis Elda telkimisalalt välja. Ma telkimisalal väga midagi ei rääkinud, sellepärast et inimesed seal magasid, ma ei olnud üksi seal. Aga mis tänane plaan on? Tänane plaan on see, et liigume siis vaikselt põhja poole. Esimene peatus on Kihelkonna kauplus, sõidame mööda seda pikka kirget sinna poole. Tuult on, aga tuul ei ole kaugeltki nii hull, kui ta oli eile. Eile oli ikka täiesti ajuvaba tuul. Asjad on pakitud, varustus kõik toimib. Rattakett teeb veits imelikku häält. Ma ei tea, eks näis, aga vaikselt nüüd väntame edasi ja jõuame Kihelkonnale, käime poes ära, täiendame veevarusid ja sõidame edasi. Et täna on umbes 80 kilomeetrit sõita, eile oli 125-130, nii et täna on veits vähem sõita. Magasin mitte just kõige paremini, tuul oli päris tugev ja lihtsalt tund ei tulnud, aga lõppkokkuvõttes ma magasin ikkagi sisse. Pidin 6:30 ärkama, tegin veerand 8 silmad lahti. Selle arvelt ma väga hommikul ei söönud, kiire pirukas ja hakkasime tulema. Planeerisin endale kohvi ka hommikul teha, aga see jäi praegu sinna paika. Ehk saame kohvi ka sealt Kihelkonna poest. Osades poodides on need kohvimasinad. Vot. Lihtsalt pikk sirge kruusatee. Ja lõpuni välja. Elu on ilus. Asfalt. Nüüd on jälle poes käidud, ostsime siit jälle head ja paremat. Võtsin siit saiakese, jääkohvi või külma kohvi, tavalist kohvi, jäätist ja veits mahla. Ja nüüd joome kohvi ära, sööme natukene ja siis paneme edasi Mustjala poole ja sealt Pangale. Vot. Ma pean jälgima, et ma äkki kiirust ei ületa. Kui te kuulete, siis vastutuul on siiamaani veel. Aga ei ole hullu. Pidula Wakepark. .
oleme hetkel jõudnud Mustjalga. Käisime poes, täiendasime jälle veevarusid. Kihelkonna poes vett ostes ma sain aru, et ma olin jälle gaasiga vett ostnud. Nüüd ma ostsin 2 väikest tavalist veepudelit juurde. Nüüd sõidame edasi panga poole. Sinna on circa 17 kilti. Ja sealt edasi lähmegi telkimisalale. Et täna on tunduvalt siuke mõnusam päev. Tuult on, aga vähe. Et hetkel seisame siin puu ääres oma asjadega. Kontrollime varustuse üle. Magamiskott tahtes lehku panna siin poolesõidu pealt. Nii et pingutame rihmad ära ja siis paneme ka edasi. Et väga pikaks peatuma ei jää. Üritame selle aja tagasi teha, mis me hommikul sisse magasime. Seal circa tund aega peaaegu. Nii et okei. Võtsin esimest korda sõidu ajal jope pealt ära, nagu te näete, päike nüüd paistab ja jopega hakkan lihtsalt hullult higistama. Ma olen siit poest nii palju kordi mööda sõitnud. Ma hakkasin mõtlema, et kas see pood üldse tegutseb veel, aga ta välja tegutseb. Võtsime jäätise ja jahutame ennast natukene ja siis lähme edasi. Pangal on siit umbes 7 kilti veel minna, nii et ma arvan, et oleme graafikus. Ma ei ole kindel, et kas see lammas peaks seal olema. Siin pole aeda, aga ju ta siis on. Nii oleme siin Leisi, Pahapilli, Panga ja Võhma tee ristis ja oleme kohe jõudmas pangale. Ma ei tea, palju te mind jälle kuulete, sest tuul jälle puhub siin päris tugevalt. Meie tee läheb tegelikult sealt, aga me läheme hoopis sinna poole, täitsa pangale välja, sest mul on tunne, et kui sa ümber Saaremaa sõidad ja pangal ära ei käi, siis sõit tundub kuidagi poolik. Et pank, see must be, seal peab ära käima. Nii et käime seal ära, siis sõidame siia tagasi ja sealt lähebki meie telkimisala. Vaatasime pangal natuke ringi, aga ega me siia väga pikaks ajaks peatuma ei jää. Et paneme siit kohe edasi telkimisala poole, et jõuaksime sinna võimalikult vara, saaksime võimalikult hea koha ja saaksime võimalikult kiiresti puhkama. Ilm on väga ilus, pilved on peaaegu ära kadunud. Esimene päev, mil me sõitsime, olid terve aeg ainult pilves ilmad
pilves ilm, aga nüüd päike paistab. Üks fakt, mida te minu kohta ei tea, on see, et ma olen tegelikult Eesti meister lutsu viskamises ja mille poolest Pangapank on tuntud, on oma lutsukivide poolest. Nii et viskame paar lutsu ka ja ma võin näidata teile oma oskusi. Esimese viskega tuli 1, teise viskega tuli 1, kolmanda viskega tuli muuseas 2, neljanda viskega tuli jälle 1 ja viienda viskega tuli 3. What? Et väiksena, kui me käisime siin lähedal Tukkana rannas, siit poes sai alati ostetud veitsnodi kaasa, krõpsu ja juua, aga nüüdseks on see pood kahjuks kinni pandud, nagu näete. Toidupood, mida enam ei ole. Ja liigumegi usinalt oma telkimisala juurde, ainult mõni kilomeeter või minna. Nagu teate, siis mul on siin sees gaasiga vesi. Enne kui ma teise pudeli lahti tegin, see tegi siukest paugu, et ei kujuta ette ka. Vaatame, kas see ka pauku teeb. Tihend lendas pealt ära. Sellepärast ärge joogegi gaasiga vett, jooge tavalist vett. Teil endale parem ka. Põhja-Saaremaal on jube kurvilised teed. Olemegi kohal. Ilus, tore, kena, mõnus. Mõnus, tore, armas. Nii, jõudsime siis kohale. Nüüd, mis me plaanis on see, et järgmiseks me paneme telgi üles, paneme kõik ilusti valmis, võtame asjad rattu pealt maha ja ma arvan, käime ära Leisi poes. Ostame juua, ostame natuke grillvorsti ja ostame veits ketšupit. Õhtul võiks teha väikse lõkke, küpsetame natuke vorsti ja jäime ujumas ja naudime õhtut. Nii, tegin ratta tühjaks, asjad panin kõik siia peale ja te ei kujuta ette, kui kerge see ratas on. Nagu kohe jõuame tagasi.
ainus jama selle koha juures on see, et see puudekuur päris kaugel ja seal ei ole käru ka ega midagi, millega saaks tuua. Nii et see peab käsitsi tooma kõik. Aga ei, saame hakkama. Toome ühe täie veel. Osad seal juba ujuvad, ma ei tea, kas te näete. Üks asi, mis mulle meeldib siin meiuste telkimisala puhul on see, et telkimisalad on üksteisest eraldatud. Ehk siis kõik ei ole nii hunnikus koos, kui siis võrrelda seda eelmist telkimisala Elda oma. Ja muidugi see meri on suureks boonuseks. Lähme teeme väikse supluse. Mõnus läga. Mönna. Mis sellisele luleta? Supleme veidi ja siis lähme teeme, ma arvan, lõkki üles. Või ma ei tea, kas me veel teeme, aga midagi sooja võiks küll süüa. Kasutame oma super-duper gaasipliiti. Gaasipliiti ostes ma lootsin, et ta on veits kompaktsem, et sa saad teda rohkem kokku lappida, aga ta tuli ikkagi ühes tükis. Aga sellest ei ole midagi, kotti ta mahtus ja natuke palju ruumi võtab, aga sellest pole midagi. Vesi on sitaks soe. Nasty. Kui ma see toit valmis ja hakkasin pliiti jälle lahti võtma, siis gaasipalloon ei jäänud enam pidama. Ei pidanud enam gaasi kinni. Nii et tõstsin ta praegu eemale. Lasta nüüd vaikselt tiksub seal. Tõin tal lõkke kohast eemale. Midagi ei sütik. Sellepärast ma selliseid asju väga ei usalda või nagu gaasipalloonid ja värgid. Aga nüüd ta vaikselt tiksub seal. Ja meie tegutseme edasi. Teeme lõkke ja naudime õhtut. Kell on märkamatult saanud 8:30, 3:30 juba. Lõke siin vaikselt susiseb. Kõht on tegelikult täis. Sõime siin head ja paremat, aga mõne aja pärast jäime natuke grillvorsti ka. Et täna võtamegi kenasti rahulikult, et homme teeme siis viimase lõpuspurdi ja saamegi Saaremaale ringi peale. Reisi koha pealt tegelikult on kõik läinud selles mõttes plaanipäraselt. Esimene päev oli veits raske. Isegi mitte veits, vaid see oli ikka väga raske. See vastutuules sõit, see oli täitsa kohutav. Sõitsime pealt 12 tundi äkki või rattaga. Planeerisime sõita 7-8 tundi. Mida sellest siis õppida ongi see, et enne rattaga sõitma asumist tasub ikka see ving. Et mida tasub sellest õppida on see, et enne rattamatkale asumist tasub kindlasti jälgida ilmateadet ja mitte siis seda alahinnata. Mina nii tegin. Ma mõtlesin, et mis see väike tuul ikka ära ei ole, aga tegi mu elu päris põrgu. Aga saime koos sellega hakkama. Nii et homme väike sõidukene veel, veidikene üle 100 kilomeetrini sõita ja siis olemegi Saaremaale ringi peale teinud. Naudin lihtsalt seda õhtut, seda õhkonda
üksi ja valmistungi homseks sõiduks. Teeme siis natuke grillvorsti ja varsti poeme pöhku ära ka. Okei, tšau!